Põhiliselt olen ma täna üldse nüüd juba pensionäri staatuses. Päästega olen ma seotud aastast 82 juba. Suur hobi ja lemmiktegevus on üldse autode vana tehnika restaureerimine ja taastamine ja ümberehitus ja kõik niisugune. Me oleme ühe koha peal paiksed olnud kogu aeg ja inimesed on teadlikud sellest. See ongi see kogukonna turvatunne, ja kui nad tahavad midagi teha, siis nad näiteks helistavad mulle, küsivad, kas tohib, kas seda, siis ütlebki neile, et vaata, tuul on tugev, ära täna lõket tee. Võtame piltlikult niisuguse asja. Näiteks siin talvelgi oli kohe seesama talv, üle siinsamas, siit samas koolimaa kõrval, ka pensionärist naisterahvas, tal läks korstnast tahk põlema. Lumetormi aeg, helistas mulle, mis nüüd saab. Nii, mõtlesin, ära nüüd muretse. Pane oma Siiber kinni, ma tulen, sõidan sulle kohale. Häirekeskusele andsin teada, ma ütlesin talle, et helista 112 ka igaks juhuks, aga ma hakkan kohe sõitma. Siit samast välja sõita, mul võtab aega 3 minutit, keegi teised ei peakski tulema. Võtsin igaks juhuks oma kustutit ka kaasa, pulber kustutit, aga vaja ei läinud, põlen kustus ise ära. Täna on hästi populaarne on nüüd see kriisiks valmistumine. Tegelikult mis populaarne, see peabki nii olema. Me ei tea, mis aasta pärast on. Meil on olemas toidu valmistamine kiirkorras. Ilma ükstaspuha keset heinamaad võime kohe panna oma köögi püsti, toita ära 500 inimest. Mõte on see, et järgmine aasta me teeme omale puhta joogiveepaagi. Meil on 8 tonni puhast vett tuua. Tegelikult, mis puudutab nüüd seda päästesüsteemi, kõik see südamekutse ongi see, et ma olen nii kaua selles süsteemis olnud, ma olen näinud, kui varas jätab veel midagi alles, siis tuli enamus aega väga midagi alles ei taha jätta. Ja siin on asi ikkagi minutites, mitte enam pool tundides. Mida kiiremini kohale jõuvad, mida rutemini saab jaole, seda rohkem jõuvad inimeste vara päästa. Ja mitte ainult vara, ka juhtub, et inimelusi suudab päästa, kui oled hästi õigel kohal.